Tere tulemast kõigile kuulama meie loengusarja liikuvusanalüüs ja planeerimine inimvõtmeliste linnade jaoks. Järgnevad loengud. Loengusarja korraldab Tartu Ülikooli mobiilsusuuringute labor. Mina olen Siiri Silm ja seda loengut veab minuga koos kaasprofessor Agenguur. Ja kuulajaid on meil siin täna kohapeal ja ka veebis. Ja tänase loengu peab meile professor Tauri Tuvikene ja Tauri on Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste Instituudi linnauuringute professor. Tema uurimissuundadeks on võrdlevad linnauuringud postsotsialistlikes linnades ja võrdlevatest meetoditest ning linna liikuvuse praktikad ja regulatsioonid linnades. Ta on kirjutanud mitmetes rahvusvahelistes teadusajakirjades ja toimetanud raamatuid. Ja täna räägib Tauri säästva liikuvuse kultuurist ning ta tugineb oma varasematele projektidele kõndimisest ja ühistranspordist ning avalikust ruumist. Ja nüüd ma annangi sõna Taurile. Aitäh! Ma saan slaide ma vahetan ise. Ja. Ma arvan, et see kõik kohe toimib. Nii, suured tänud sissejuhatuse eest ja suured tänud kutsumast. Mina siis õpetan Humanitaarteaduste Instituudis Tallinna Ülikoolis ja ühtlasi samal ajal olen ka linnakorralduse õppekava juht, nii et mul on hea meel teisest õppekavast, magistriõppekavast siis teie juurde siia külla tulla. Nagu siis sissejuhatus öeldud, et mina vaatan just sellele kvalitatiivsele poolele, võiks siis öelda ka, et otsin seoseid siis sellise linnaplaneerimise, linnauuringute ja humanitaarteaduste vahel. Et siin loengu käigus näeme, et kuidas need seosed võiksid tekkida. Siin on üks tore põhjalik joonis, mis on University College Londoni oma ja see on nende transpordi osakond, kes kaardistab ära kõik seosed, mis neil võiks olla. Tavaliselt vaadatakse transpordi teema puhul võib-olla sellist inseneeria poole rohkem, põhimõtteliselt siis sellist ruumi planeerimist, ruumi modelleerimist ja seda valdkonda, aga nemad rõhutasid ka ühelt sellist planeerimise valdkonda, et siin on see Bartlett School of Planning, samamoodi ka selline arengukeskus või development planning unit, energia, arhitektuur, samamoodi ka geograafia, aga ühtlasi ka inglise keel, neuroteadused, tervis, meditsiin, ajuuuringud ja nii edasi. Ehk siis tegelikult, kui me räägime sellisest transpordist, siis me saame rääkida väga valdkonnast, mis on seostes väga paljude teiste valdkondadega, eks ole. See, mida me siin vaatame, kuhu poole ma püüden, on sellise kultuuri või humanitaarteadustega seoste otsimisele. Taustaks on kestliku liikuvuse paradigma või Sustainable Mobility Paradigm, võib-olla see on teile tuttav, on David Bannisteri väga mõjukas artikkel juba aastat 2008 ja laias laastus siis tema idee on selles, et see mõtlemine nihkub. Kas ma tõstan selle siit eest ära või ma ei tõsta seda eest ära? Tõsta. Et mõtlemine nihkub. Joonest alla näiteks. Nii, et mõtlemine nihkub just sellisele autodele või siis tehnilistele motoriseeritud vahenditele keskendunud liikumise mudeldamisele, keskendunud liikumusest, mille keskmes on selline liikluse kiirendamine või siis ka liikumise eraldamine, eks ole, mis praegu on võib-olla saanud uue hingamise Tallinnas koos uue transpordivaldkonna abilinnapeaga ja eks tuleb jälle teemaks see, et me peame liikumisviisi eraldama ja tunnelisse viima ja edasi, aga David Bannisteri arusaamise järgi on selline vana paradigma ja see nihe sellise säästva liikluse paradigma poole pigem siis muud liikumised lisaks autole, ehk siis jalgratas, jalgsi, buss, tramm ja edasi, ligipääsetavus, võtmetermin, kohalikkuse tähtsus, sotsiaalne ruum, et täna on mitte ainult liikumisruum, vaid sotsiaalne ruum, erinevate liikumisviiside integreerimine edasi, et selline mõtlemise nihe ja selline paradigmaatiline nihe, mida ta siis rõhutas. Ja selle nagu raamis võiks küsida, et mis võiks olla sellise kultuuri tähtsus nagu sellise säästva või kestliku liikuvuse paradigma kontekstis.
Taustaks on ka valdkond, mida tuntakse uue liikuvusparadigma nime all, et New Mobility Paradigm. Ma usun, et see on kindlasti osadele tuttav. Aga see on põhimõtteliselt mõtlemisviis, mis pärineb kusagilt 2000-ndate alguses. Autorid on siis sotsiaalteadlased John Arry, Michel ja paljud teised. Selle valdkonna ümber on ajakiri Mobilities, samamoodi aastast 2006. On ka teise ajakiri Transfers, erinevad raamatud, Tim Creswelli On the Move, John Arry enda raamat Mobilities aastast 2007, erinevad handbookid, companionid ja nii edasi. Peter Reidi Mobility ja ühesõnaga, et seal on terve suur võrgustik, oma konverentsid ja nii edasi. Üks neist toimub augusti lõpus Taanis. Ja siis on olemas ka G2M on näiteks, mis toimub Leipzigis oktoobri lõpus. Aga igal juhul see on selline üpris nagu suureks kasvanud valdkond, mis siis tegelikult, mille keskmes ongi see, et liikuvus pole siis ainult insenerite pärusmaa, mis ta on kippunud tavaliselt olema. Ja see valdkond see rõhutabki just, et on erinevad küsimused või meetodid, metodoloogiad, teooriad, millega saab seda maailma mõtestada, liikumaks edasi ka sellisele just nagu staatilisusele keskendunud käsitlust. Muidu oleks väga nagu näiteks kohtumisele keskne mõiste, et liikuvuse paradigma räägib, et me peame mõtlema mitte ainult kohtadest, või sellest, kuidas erinevad liikumist näiteks kohtad defineerivad. Liikuvus kui selline on siis seotud liikumise, tähenduse ja võimusuhe. Ehk siis need 3 aspekti, mis omavahel kokku saavad. Ehk siis jah, mingisugune liikumine ja selle liikumisel omistatud tähendus, on see väärtustatud või mitte näiteks, või võimusuhted, kes paneb keda liikuma, kes saab liikuda, kes saab vabalt liikuda, kelle liikumine võib viia mingit negatiivset aspektidele ja nii edasi, eks ole. Võimusuhted on alati väga olulised osad sellistes teemades. Kindlasti on ka sellised alternatiivsed lähenemised, ehk siis näiteks kaasaliikumismeetodid, ma räägin sellest natukene veel, ka sellise liikuvuse kehaline kogemus, ehk siis mida tähendab olla liikumises ise, ehk siis see liikumise kogemus ise on nagu tähelepanu keskmes, näiteks kuidas on jalgrattaga sõita, kuidas on kõndida, ühistransport, natuke räägin ühistranspordist ka avalikust ruumist, ehk siis just see liikumise kogemus ise. Ja erinev sõnavara, mis seal on, ma võib-olla väga põhjalikult ei hakka neid avama, aga on siis mobility, immobility, mooring või siis võime liikuda, või mingi sportility, rütmid, nii edasi, natuke selline ka sõnavaraline uuendus. Aga kui me proovime nüüd sellise kultuuri poole liikuda, siis ma lähtun uuest teemast, läbi mille siis see kultuuriline perspektiiv liikuvusele sisse tuua. Esimene on siis ajalooline perspektiiv, kuidas me saame ajaloost õppida, mida mitte õppida ja edasi. Selline kultuuriline süsteem, erinevad liikuvuskultuurid, näiteks nõukogude kultuur, ameerikalik liikuvuskultuur, võib-olla euroopalik liikuvuskultuuri peale, automobiilsus või täitsa omaette mõiste, rattakultuur, erinevad sellised süsteemsemad viisid sellisest liikuvuskultuurist mõelda. Hall või inglise keeles care, erinevad nõrgemad grupid, praktikad, ehk siis see kogemus või tegevus ise liikumisel, diskursus, kuidas me räägime, kuidas me mõtleme liikumisest. Ja lõpuks siis planeerimispraktikad, et kuidas luua liikumisvõimalusi, kuidas planeerida koosloomeliselt ja kaasavalt, eks ole. Et ma avan neid kõiki natukene järgnevalt. Kui me läheme ajaloolisesse perspektiivi, siis esimene küsimus on see, et kuidas me oleme jõudnud sellesse kohta, kus me oleme praegu, mis oli enne nüüd. Ja kui vaadata sellist tehnika ajaloo kirjandust, siis mis tuleb tegelikult välja on see, et me võib-olla oleme olnud juba seal, kus me tahaks olla praegu. Et kui me vaatame näiteks tänavakeskkondi kuskilt 20. sajandi algusest, siis me näeme sellist inimeste mitmekesisust kõndimas autode vahel, trammide vahel, et erinevad liikumisviisid on omavahel läbi põimunud. Ei ole sellist ranget eraldamist, nagu see tuli pigem sellisel modernistlikul perioodil peale teist maailmasõda, kus hakati neid sildu ja tunneleid jalakäijatele ehitama. Et tegelikult see, mis oli 20. sajandi alguses, on see, kus tahetakse olla kusagil praegu, kui luuakse sellised jagatud ruumilahendusi, kus jalakäijad ja autod siis jagavad sama ruumi. Et see on selline mõnes mõttes paradoksaalne viis, kuidas ajalugu, kuidas me ei liigu, eks ole, ainult progressina edasi, me tegelikult mingitel hetkedel vaatame tagasi.
Ja küsimus ongi selles, et kuidas seda mõelda, kuidas sellest õppida, kas sellest saab õppida või me oleme sellest nagu kaugele edasi liikuda, me ei saagi midagi võtta. Igal juhul see on selline huvitav viis, kuidas ka mõelda näiteks ohutuse käsitluste peale. Samamoodi, kui alguses autod näiteks ilmusid tänavaruumi, siis autole sissetungi ja pigem jalakäijate ruumi. Praegusel hetkel me oleme harjunud mõtlema tegelikult teistpidi juba, et pigem nagu jalakäija see, kes tungib, eks ole, autode ruumi. Jällegi mingisugune mõtlemine, mida tegelikult proovitakse siis selliste mõtlejate, aktivistide poolt tegelikult ümber teha. Või samamoodi küsimus sellest, et mis on modernne. Et kas trammid on modernne, praegu mõtleme trammidest pigem kui sellisest tulevikku vaatavast tehnoloogiast kui meeldivast linnaruumi loojast. Näiteks peale teist maailmasõda olid trammid languses ja paljud linnad vabanesid trammidest. London vähendas oma trammivõrgustikku, turu Soomes kaotas trammid ja pigem need bussid oli seal parema tehnoloogiana. Aga samas nüüd, eks ole, siis trammide renessanss toimunud. Ehk siis ajalugu on sellises huvitavas sidemes tänapäevaga. Ja siin on veel üks pilt sellest, et siin vasakul pool on näha neid tänavad siis 20. sajandi alguses, paremal siis, mis ta tänapäeval on, see on siis Prantsusmaal ja tegelikult jah, et just fotode analüüsi põhjal tehtud artikkel, et kui palju me tegelikult näeme jalakäijad tänavaruumis ja kui vähe me neid näeme tänapäeval, praktiliselt mitte üldse, et jällegi see on huvitav, et natukene tahaks jälle seda vana tagasi tegelikult. Lipuskulptuurid. Ja alati, kui ma õpetan sellist lipuse teemat linnaplaneerijatele, linnakorraldajatele, siis minu jaoks kõige kesksem joonis on kõige parem joonis. Ma ei tea, kas teil on tuttav, ei ole, olete näinud seda joonist. Aga võib-olla teie ka alustate selle sama joonistega kogu aeg. Ma arvan, et see on üks põhijoonis sellest, kuidas omavahel on seotud energia kasutus inimese kohta ja tihedus, linnaruumiline tihedus. Ja pärineb siis tõesti klassikalistest uuringutest ja põhimõtteliselt siis nagu need kõige tihedamad ruumid, kõige väiksema energiakasutusega on pigem Aasia linnad, järgmised pigem Euroopa linnad, Austraaliasse ja lõpuks siis Ameerika linnadesse, kus on kõige madalam tihedus, kõige suurem energiakasutus just tulenevalt sellest, et sõidetakse siis autoga või keskkond soodustab autoga sõitmist, inimesed sõidavad autoga, loovad keskkonda, mis soodustab autoga sõitmist, et selline vastastik mõju nagu keskkonna ja liikumisviisi vahel toimub. Samamoodi on sellise liikuvuskultuuride osa ka sellised igapäevased praktikad või arusaamad, millest siis Pillik kirjutas sellisest banaalsest rahvuslusest või kus nagu jagatakse arusaama riigist või ühiskonnast. Et ma arvan, et selle osana võime mõelda sellist eestlaste võib-olla autokultuuri, et see on väga raske aru saada, millest täpselt seisneb selline autoarmastus, kas on selline asi olemas nagu autoarmastus eestlastel, aga mitmetes kohtades kuidagi see auto tuleb nagu sisse, et kui me vaatame näiteks maksudebatte praegu, siis kuidagi ikkagi see mõtlemine, et autot ei soovi piirata või autokasutust ei soovi piirata. See tuleb väga palju sisse, loomulikult on seal argumente, mis on väga ratsionaalsed, mõeldes selle peale, mis on näiteks maapiirkondades liikuma saamised või sellised sotsiaalse õiguse argumendid, aga samas kusagil taga või taomal on ikkagi mingisugune jagatud tunnetus ilmselt sellisest auto tähtsusest ja vabadust piiramisest, mida tunnetatakse, kui autokasutust hakatakse piirama. Et oma enda doktoritöös ma vaatasin 90. alguse debatte näiteks parkimise regulatsioonidest. Tol hetkel oli väga uus asi, et parkimise eest tuleb maksma hakata. Ega selle taustal oli tegelikult sellised samasugused arutelud, kriitilised arutelud sellest, et keegi tuleb ja hakkab midagi ütlema, mida see autoga tohib teha, palju sa pead maksma selle eest, eks ole, samamoodi kohustuslik liikluskindlustus. Kõik need asjad on toonud selliseid negatiivseid tundeid üles. Nii et seal taustal mulle tundub, et mingisugune selline autokultuur on, aga see ei ole selline, seda on raske niimoodi suurelt, see ei ole mingisugune suur silt autokultuur, et see ongi just sellistes väikestes igapäevastes tunnetustes või praktikates ja arusaamades. Aga jah, muidu, kui me räägime sellest autoliikuvusest, siis me räägime tegelikult ülemaailmsest süsteemist, et mõiste automobility seob siis iga sellise üksiku koha, iga bensiinijaama
põhimõtteliselt globaalse süsteemiga, kuskilt peab see kütus sinna jõudma, kus kuidagi seda transporditakse, kuidagi riikide vahelised suhted, et see kütus näiteks sinna bensiinijaama jõuab, selle taustal on varasemad sõjad näiteks, mis on Iraagis ja nii edasi. Ehk siis me räägime väga sellistest, põhimõtteliselt seome sellist mikroobjekti tegelikult väga globaalsete protsessidega samamoodi. Ja autokultuurid on erinevad, et natuke selline spetsiifiline autokultuur võiks öelda, on nõukogude autokultuur ja nõukogude autokultuur, mis ma arvan, on tegelikult taustal sellele, kuidas inimesed Eestis praegu autot tunnetavad. Ehk siis see on autokultuur, mis toimus defitsiidi majanduse tingimustes, kus auto ise on defitsiit, kus kõik auto varuosad on defitsiit, kus kütus on defitsiit, kus auto parandamine ja teenindamine on defitsiit, ehk siis neid on kõiki väga raske teha, mis tähendab, et see objekt ise on ka väga kõrgelt väärtustatud, et loomulikult autot nagu soovitud, autot on raske saada ja nii edasi, et 90-ndatel selline kiire autostumine kindlasti toimus nagu selle taustal, et varem oli see piiratud, järsku tekkis selline võimalus. Ehk siis vaadata sellist ajalooliste kirjutisi, siis auto omamist on käsitletud mitte ainult vabadust, vaid ka piina. Ja loomulikult, mida me näeme, siis linnaruumis me näeme tegelikult palju rohkem jalakäijaid. Siin on Tallinnas laste maailma ees. Tegelikult tõesti see on jällegi, kui vaadata, mida me ajaloost saame õppida, tegelikult see inimeste rohkus tänapäeval on kindlasti nagu kadestamisi väärne. Me tahaks tänapäeval samasugust linnaruumi tegelikult ju tagasi. Aga praegusel hetkel on siin see autotõlg palju suurem. Võib-olla kui Tallinnas realiseerub peatänav, siis võime midagi samalaadset kunagi jällegi näha. Auto ümber olid erinevad sellised ruumid, mis kujutades garaažid, et oli üks selline osa, millega seda autot hoiti käimast defitsiidi tingimustes. Ja omamoodi huvitav on tegelikult jälgida ka linnaruumilist arengut, et tegelikult sellised mikrorajoonid, piirkonnad on tegelikult suunatud nende idee oli selles, et autoga näiteks majade vahel ei sõideta. Et mõnes mõttes oli see selline ka innovatiivne idee, isegi tänapäeva perspektiivist vaadates, et ta pigem on mõeldud jalakäijatele ja annab jalakäijatele liikumisvabadus, autot pargitakse kuhugi sinna servadesse. Aga praktikas on see kõik nihkunud kuhugi teise suund. Huvitav sellegi poolest, aga jätame selle ääremärkuseks on need suured magistraalid, mida ka nõukogude ajal ette kujutati. Vaatamata sellele, et autosid oli ütleme 5, 6, 7 korda vähem kui need tänapäeval on vist võiks öelda pea 10 korda sel hetkel, kui neid ideid välja mõeldi. Ja ükski neist ei ole praegu realiseerunud. Minnes nüüd selle nõrgemate gruppide poole või siis poole mingisugust care, siis on selline mõiste nagu care mobility, ma ei tea, kuidas seda öelda, hoolitsevad liikumised või kuidagi sellised. Need on näiteks lapse viimine lasteaed, poes käibud, mis tähendab selleks, et sul peret üleval hoida. Ja sageli nende raskus langeb siis just nagu emadele või siis naistele, et selline ebavõrdne jaotus, et kelle kanda on hool. Tuginen siin ka siis Louis Straughli ühele artiklile. Louis Straughli on, või nüüd peab juba ütlema, et oli minu doktorant, sest eelmine nädal kaitses oma doktoritöö. Ja selles artiklis käsitlebki just sellist, et missugune on selline hoolitsev liikumine, care mobility ja kuidas see toimub sellise tasuta ühistranspordi kontekstis. See peab varsti ilmuma ajakirjas mobilities, et vastu võetud. Ja selle taustal ongi see, et kui enamasti planeeritakse, siis mõeldakse peamiselt ikka töö- ja koduliikumistele. Et ka transpordi planeerimises, et selline esmane lähtepunkt on see, et kuidas inimesed saavad tööle. Et ühistranspordi puhul ka vaadatakse, et kus on töökohad, kus inimesed elavad, kuidas panna sinna vahele transpordiks. Kui vaatame seda, mis liikumised toimuvad, siis tegelikult on väga palju liikumisi inimestel. Ja need liikumised, mis on siis lisaks tööle saamisel, need kipuvad kuidagi sellest planeerimises ära mõnema. Taustal on huvitav mõelda, mis praegu on tegelikult sellises ütleme siis poliitikate kujundamise praktikas, me tegelikult lähtume uuringust, mis küsibki seda, et kuidas te tööle lähete. Et iga aasta küsib Statistikaamet inimeste käest, kuidas te kodus tööle lähete, mis vahendiga näeme, et autostumine kasvab. Aga tegelikult jah, et selle küsimuse taustal ei ole näiteks muid liikumisi. Aga lihtsalt selline küsimus on olemas, need andmed on olemas, et selles mõttes mõistetav, aga lihtsalt, et tegelikult on tendents väga palju fokusseerida just ainult selle töö-kodu liikumisele.
Ja Louis Strauss, tema argument ongi see, et ka selline hool või hoolitsus on ka see, mis mõjutab tegelikult eluvalikuid, mõjutab töökohtade valikuid, mõjutab, et mida sa pead tegema, mis käike sa pead päeva jooksul tegema, avaldab mõju nii töökohtade kui elukohtade valikule. Selline ligipääsetavus on siis ka loomulikult selline interaktsioon, mis kujuneb nagu praktikas keskkonna infrastruktuuriga, et tegelikult see hoolidega vaadatud, et näiteks kui mõelda mingisuguste väravate peale kusagil metroos, et kes sealt läbi saab, kuidas sealt läbi saab, meil sellist väravate teemat ei ole, Eestis ei ole nagu nii relevantne, nagu vaadata rahvusvahelises kontekstis, siis iga kord, kui sa käru või kuskil, eks ole, kus sa pead otsima selle laiema värava, kuidagi sealt läbi saama, et see kogu aeg nagu mingisugune lisategevus, mida sa pead tegema, et see keskkond nagu ei ole selline, ei ole sinu jaoks loodud. Ja samamoodi taustal on ka selline hinnastamise küsimus, et kuna tema huvi on ka sellise pileti hinnatemaatika, et kui palju milliste liikumiste eest maksma, et kui liikumist on tehtud niimoodi, et on variant, et kas siis, kui sa sõidad pikema maa, et kas sa maksad rohkem või maksad sama palju, kui sa sõidad pikema maa, et on nagu tsoneeritud liikumine. Ja näiteks, kui sa teed palju lühitisi käike, siis võib juhtuda, et sa pead päris palju maksma, sa pead iga käigumist maksma. Et väga palju sõltub sellest, kuidas sa oled tegelikult ka selle liikumise hinnastanud ja sellel hinnastamisel on tegelikult mõju nagu õiglusele. Roosa maks on nagu see mõiste siis. Ja oma uuringus siis nagu Tallinna kontekstis, mis ta on nagu tähele pani, et ta tegigi selliseid intervjuusid inimestega, palus neile päevikud täita, need on osad väljavõtted, mis siin on, inglise keeles küll, et need on ka päevikute väljavõtted, et sealt oli sellised huvitavaid nagu aspekte välja. Tasuta just transport, me oleme pigem võib harjunud mõtlema kriitiliselt, vähemalt kui me tuleme sellisest transpordipoliitika valdkondadest. Teda huvitas, et mis võiks olla just need sotsiaalsed aspektid sellise transpordiga seoses. Sellest on 10 aastat möödas, kui see Tallinnas toimib. Nii et me ei saa nagu võib-olla mõju väga enam uurida, aga me saame uurida või vaadata, kuidas inimesed selle süsteemiga toime tulevad. Ja te vaatas kes inimesi, kes enamasti on siis väikese lapsega või lapse ka hoolitsema. Ja mõned sellised tähelepanekud, üks on see, et inimesed mõtlevad igasugustele erinevatele aspektidele näiteks, et kuidas saada basseinist koju, kui lapsel on juuksed märjad, kuidas saada poekotid koju ja mingil hetkel võib bussiga teha, aga mingil hetkel, et kui lapsel on juuksed märjad, siis on autoga seda tundub lihtsam teha, see tähendab, et need võivad olla momendid, kus inimesed näiteks kasutavad sõidujagamist või taksot või Bolti. Ja see, et ühistransport tasuta tekistas neile selle võimaluse, seda kasutada, kui vaadatakse selles intervjuus materjali põhjal. Samamoodi tegelikult ka selline, ma just mäletan seda kriitikat, et inimesed lähevad, et kõndimise asemel hakkavad ühistranspordiga käimist. Arusaadavalt on selles mõttes, et selle asemel, et kõndida 2 peatusvahet, lähevad bussi peale, kuna see on tasuta, või trammi peale, kuna see on tasuta. Aga kui mõelda nüüd korra natuke teistpidi, siis mis on huvitav on see, et kui inimesed näiteks on nüüd rasked poekotid või tal on see laps, kes ei jõua pikka maad kõndida, et siis tal tegelikult see ühistransport avab selle võimaluse jälle. Et ma arvan, et me ei ole tegelikult ei ole Eestis väga palju nendele küsimustele mõelnud ja mul on tegelikult hea meel, et Louis läbi selle uurimuse hakkas mõtlema ka selliste küsimuste peale, et järgmine etapp oleks tuua need küsimused siis sisse sellisesse planeerimise diskursusesse. Nii, 4. Erinevad praktikad liikumisel ja siis siin on nagu huvi pigem kõndimisviisidel, ma ei tea, kas te näete, aga seal paremal pool on üks Riia kesklinna tänav, ma ei tea, kas ta praegu seal on, see mõned aastad tagasi tehtud pilt või siis pildiseeria ja siin on pandud siis barjäärid ette, kus on tahetud jalakäijad siis nagu raamidesse suruda. Ma ei tea, kas varsti võib-olla hakatakse Tallinnas uuesti rohkem tahetakse jalakäijad erinevatele tasanditele viia raamidesse suruda. Mis me näeme praktikas on seda, et inimesed selle asemel, et minna siit trepist üles ja minna kuskilt kaugelt ringiga, lähevad loomulikult otse ja lähevad siit nagu tee peale ja kõnnivad siit otse üle tee. Või see on see paralleel, et jalakäijad on nagu vesi, nad voolavad igalt poolt nagu läbi kuskilt raga. Ja siit see üks poiss on siis selline mänguline ja ronib üle selle torupiirde. Ja mis siis jalakäijad iseloomustab, nagu Erving Kaufmann,
üks sotsioloog käsitles, on see, et tegelikult jalakäijad saavad hästi palju painutada, keerata, hästi järsult keerata, et nad on hästi paindlikud. Ja see, et jalakäijate keha on paindlik, on ühelt poolt võimalus, ta on võimaluse jalakäijatel neid reegleid siis natukene eirata, täpselt selleks veela neist barjääridest läbi tulla. Teisalt on saanud võimalus jalakäijad reguleerida, ehk siis see, kes ületab ristmiku 3-4 erinevas etapis on jalakäijad, eks ole, kuna teda saab saare peale kokku panna, autosid ei saa liiklussaare peale kokku. Ehk siis selline jalakäija keha ja mis selle keha võimetused on, kahtlemata mõjutab seda, kuidas neid on planeeritud. Selle kõrval on tegelikult selline käsitlus, kus jalakäijaid nähakse natukene sellises autodiskursus või autokäsitlustes, et kus jalakäijad ei näha mitte sellise tähendust loovate tegelastena, vaid pigem sellise reeglite järgijana või siis reeglitega eirajatena, aga just pannakse sellise liikluse diskursusesse. Tegelikult jõuan selle küsimuseni veel, kuidas me nagu mõtestame seda jalakäijat, et missuguse mõistega me jalakäijat käsitleme ja kuidas me teda siis, kuidas me temast mõtleme ja kuidas see võiks ka mõjutada meie järgmiseid otsuseid tegelikult. Ehk siis, kui me vaatame näiteks kõnnitud linna, et siis väga suur osa sellisest ka natuke filosoofilisest kirjandusest tegelikult nagu väga väärtustab seda jalgsi liikumist. Rebecca Solniti, võib-olla tuttav nimi tema vänderlust aastast 2000 on väga hea raamat selles suhtes käsitlus, kuidas inimesed hakkasid nagu keskkonda nautima või kuidas kõndimine on selline teatud keskkonna tunnetamise viis ja selline väga naturaalne, loomulik viis, kuidas me maailmas oleme. Samas auto ei ole samasugune loomulik viis. Või siis Frederick Prossiga eesti keeles raamat, siis kõndimise filosoofia. Kusjuures ta oli ülikooli poolt välja antud ja ta oli kirjastus poolt välja antud ja nende enim trükitud raamat, mis minu jaoks oli üllatus, tähendab, et inimesi tegelikult kõndimine huvitab. Tahavad sellest väga. Selle kõrval on veel raamatud, näiteks Jenny Middletoni The Walkable City. Jenny Middleton on üks geograaf, kes hakkas kõndimisest kirjutama 2010. aastatel ja tegelikult on üks ka selle valdkonna mõjukas kõneleja. Aga selle kõrval on siiski, ongi see, et kõndija on selline kogum, et ta ei ole tegelikult, me ei räägi kõndijast enamasti ainult üksinda, me räägime kõndijast seoses teiste elementidega, mobiiltelefoniga, kõrvaklappidega, lapsekäruga, ratastooliga, reisikotiga, et tegelikult on selline, et see kõndija on selline kompleksne sotsiaaltehniline kogum. Siin me kõrval on see liikluse diskursuse narratiiv seda, et ära liikle kui peata vana, ütles siis, oli siis 30-ndate selline reklaam. Aga kui mõelda nüüd nende kõndijate peale seoses nende erinevate elementidega, siis on väga huvitav vaadata ka näiteks, kuidas inimesed kotte kasutavad. Ja väga hea artikkel on Frank Kotšoi artikkel, kusjuures kui pealkirjas ma ütlesin, et kvalitatiivsed aspektid, siis nemad on kasutanud üks palju ka kvalitatiivsed aspekte. Mida nad siis tegid, oli see, et nad vaatasid fotosid läbi terve ajaloo ja vaatasid ja loendasid seal jalakäijad üle, vaatasid mis kotid inimestel on, kas see kott on seljas, kas see kott on käes, kas see kott on õladel, tegid sellise tõsise tegelikult kvantitatiivse töö ja sellise kvantitatiivse töö põhjal siis jõudsid selliste järeldusteni, kuidas enne esimest maailmasõda see on kotid rohkem nagu siis õla peal, eks ole. Ühesõnaga, kotid läksid järjest rohkem käe peale, käe otsa. Ja alles kuskil nagu peale 70-ndaid hakati kotti kandma, kuskil oleks ole siin kehakütt. Tegelikult see, et inimestel on seljapealt seljas, on väga uus asi. Ja üldse tegelikult enne esimest maailmasõda kotti üldse ei lähe. Et sageli poed lasid need kotid inimestel koju, et sellise standardne nagu pood, et pood tõi selle kaubad ise koju, et hiljem hakkasid inimesed hakkama ise neid asju siis koju tassima. Ja huvitav tähelepanek on see, et kui me vaatame neid kotte, mis näiteks erinevad poed annavad, siis on väga ebapraktilised, et neid on väga raske kanda. Et see on lihtsalt üks näide sellest, kuidas üritab sellist poekotti kanda, eks see on võib-olla reklaami eesmärk ka, et selle koti. Kui me seda tudengitega arutasime, siis alati me jõuame selle toreda kotini, ma ei tea, kuidas seda eesti keelde täpselt tõlkida, aga see on see turukott, mis on rataste peal. Ja siin on debaadine artikkel, mis ütleb, et
võib-olla sellised kotid tagasi tulemas ja tegelikult see on väga huvitav kott. Kui ma rääkisin inimesega Hispaaniast, ütles, et jah, tema käib sellega, käibki poes. Sellega läheb kärutab, ostab ühest poest ühe asja, teisest poest teise asja. Meil on selle kotil, mulle tundub, et ikkagi mingisugune sotsiaalne stigma ja ta ei ole selline standardne kott ja ta kasutatakse väga vähe. Tegelikult on ülipraktiline kott. Ja tegelikult kui vaadata just nagu vanemit ja kandes me näeme tegelikult, et kasutavad seda kotti päris palju ja võib-olla toimub ka mingisugune kultuuriline lihe, et me näeme ka erinevaid ühiskonnagruppe seda kotti jällegi kasutamas. Selles mõttes üks huvitav näide kõndimisest ja seoses just nende erinevate tehniliste vahenditega, objektidega. Kaasaliikumise meetodid, et väga suur osa sellisest kultuurilisest lähenemisest liikuvusele keskendub sellele, et tunneb huvi sellest, et kuidas inimesed liiguvad ja üks selline konkreetne meetod ongi kaasaliikumise meetod, inglise on go along, artikkel oli aastast 2003, aga seda on päris palju kasutatud. Ja selle keskmes ongi siis see, et on ühelt poolt selline paatus ja teisalt on see intervjuu, et nagu selle kõndimise ajal või siis ka autoga, siin ongi Erik Laurieri artikkel sellest, kuidas siis autos vaadelda, kuidas inimesed autos tööd teevad kiirteedel, et samamoodi nagu kaasa liigutud. Või siis jalgratturid, eks ole, et see on Alan Lathami ja Peter Woodi artikkel sellest, et kuidas jalgratturid siis toime tulevad erinevate tee-elementidega, et siin konkreetselt ühe sellise ringristnikuga, ja mismoodi nad sellest läbi liiguvad, et kuidas kogenud rattur liigub, sõidab läbi, vähem kogenud rattur liigub, muutub jalakäijaks ja nii edasi. Ühesõnaga sellised mikroaspektid, mida tegelikult näebki tänu sellistele meetoditele, et peab inimestega kaasas käima sellist asja nagu aru saada, et intervjuudega ei pruugi jõuda nende detailidega, et sellepärast jõutavadki selliste meetoditele. Laias laastus on kaks erinevat viisi teha. Üks on see, et me lähme inimesed tavapärasesse keskkonda, naturaalsesse keskkonda, kõnnime kaasa selles keskkondades, kus ta tavapärast liigub, või siis teeme mingi eksperimenti. Ise kasutasin sama, mina kasutasin kaameraga seda, et palusin jalakäijal kaamera külge panna ja kõndida ja vaatasin, kuidas nad mis nad reeglitega teevad, painutavad ja muudavad. Ja siit, ütleme, see ongi mõned aspektid, et üks on selline reeglite painutamised, et samamoodi, et vahepeal trammi tee pealt üleminevine punase tulega, mulle meeldis väga see võrdlus, et see tuli on natuke nagu oranž, et ta ei ole päris punane, see tuli, et tramm on selles mõttes, ta on nagu midagi ennustatavam, võib-olla teised vahendid tema käitumine, et see põhjendas seda sellist käitumist. Või siis sellised formaalsed reeglite rikkumised, samal ajal me kunagi ei mõtle isegi selle peale reeglite rikkumine, aga kui väikse tee peal lähme otse üle. Formaalselt me vaatame liiklusseadust, meil on tegelikult väga ranged reeglid ees, aga see on tavapraktikas need tegelikult kogu aeg painutatakse ja see on ka nagu loomulik, et seda painutatakse. Või siis lastega liikumised, et lapsed teavad, et kuidas õpetada last iseseisvalt liikuma, lastada natuke ette minna, peatuda ristmiku juures, kõik sellised nagu mikropraktikad jällegi. Või siis õpetatakse lastele natuke teisi liikumistrajektoore kui enda, selle jaoks, et saaks rohkem reegleid järgida. Või siis ma olen enda puhul jälgib ka, et kuidas ma tegelikult olen hakanud palju vähem punase tulega üle tee minema. Lihtsalt sellepärast, et ma olen hakanud kuidagi rohkem mõtlema, ma tahan nagu väga selgelt edastada sõnumi, et punase tulega ei tohi üle minna, et laps saaks aru. Samal ajal ma tean, et ma enne seda väga palju kõndisin punase tulega üle tee ja osalt kantud ka sellisest Inglismaa praktikast, kus siis punase tulega üle tee minemine ei ole kuidagi seadusrikkumine, et see on tegelikult nagu formaalselt on see okei või see on aktsepteeritav. Praktikas seda tehakse palju, et aga lihtsalt võib-olla kontinentaalses nii Saksa õigusruumis kui meie õigusruumis on see teistsugune käitus. Või siis mitteformaalselt kõndimise reeglid, kas me kõnnime inimestest mööda vasakut või paremat või mismoodi me toimetame, kas me lähtume autoreeglitest näiteks kõnnitee peal või me ei lähtu. Kusjuures siin läks täiesti pooleks inimeste osas. Mõned pigem lähtusid sellest, et olla sõiduteist kaugemal näiteks. Ei lähtunud üldse sellest reeglist, et peaks nagu automoodil on. Ja veel üks selline praktikate näide, et ühistransport kui avalik ruum ja kindlasti vähemalt alates sellest, kui Rosa Parks istus bussis kohale, kui ta ei oleks tohtinud istuda, on kindlasti selline poliitiline arusaam ühistranspordist väga tähtsal kohal, et tema siis murdis senist rassilist reegleid Ameerika ühistranspordis. Aga ühistranspordi puhul, mis välja tuleb, on see, et ta on selline
tsiviliseeritud tähelepanematuse koht, kui me kasutame Herbert Kaufmanni terminit, et inimesed on üksteise lähedal, nad nagu teadvustavad üksteist, aga nad ju ei suhtle üksteisega, mis oli äärmiselt selline põnev uus viis, kuidas linnaruumis olla, mis tekkis 19. sajandil, et enne seda inimesed nagu tundsid üksteist, kui nad üksteise lähedal olid, said kuskil kõrtsis kokku, aga siis järsku suurlinnas inimesed elama niimoodi, et nad viibisid üksteise lähedal ja põhimõtteliselt nii-öelda ignoreerisid üksteist, mis oli täiesti uus selline elamisviis. Ja ühistranspordi puhul on kahtlemata selline tihedus, mis on hästi oluline, tihedus, lähedus, et Mattioli üks teadlane kirjeldas seda, et ühistransport on võib-olla kõige nagu sellise tähtsam või kesksem koht, kus tegelikult inimesed kohtuvad võõrastega või jagavad ruumi siis võõrastega ja kohtuvad ka sellise ühiskondliku mitmekesisusega, et ühistransport on siis koht, kus erinevad ühiskonnaliikmed tegelikult kokku saavad. On see sõltumatu linnadest, aga ma ei tea, kes on Londonis käinud, kindlasti missugune ühistransport on samamoodi ka Eestis, on ikkagi üht-teist, on sellist mitmekesisust näha, et võib-olla ongi, et sellist pitsaklipslasi on võib-olla natuke vähem, see on ka teatud selline sooline ja võib-olla see jaotus, et kes seda ühistranspordi kasutab. Ühelt poolt on ühistranspordi peal selline sõbralik koosolemine või siis selline dialoog või igapäevane multikulturalism, nagu seda käsitletakse ka. Aga samamoodi on see ka vastandumist ja pingelisi selliseid kontakte, et see on Reza Shaker, kes käis Eestis uurimustööd tegemas ka teistes riikides, ta on Amsterdami materjali põhjal varem kirjutanud, et siis tegi sellise võrdleva uuringu ka, et vaatas, kuidas seda ühistransporti tajutatakse just nende poolt, kes on nii-öelda erinevad, nagu tema siis defineeris selle inglise must-have looking reisijad ja tuli nagu välja sellised just täpselt mikropraktikaid näiteks sellest, et kuidas tajutakse, et kott on pandud kõrvale, et kuidas see kott kellegi kõrval nii-öelda selle jaoks takistada kellegi istumist, eks ole, nende juurde. Et ei pruugi olla sellised negatiivsed interaktsioonid, ei pruugi olla midagi sõnalised või väga selgelt välja öeldud, olla just täpselt sellised mikrointeraktsioonid, millest need pinged näiteks tekivad. Nii. Koroona ajal, väike vahelepõige koroona aega, et oli samamoodi huvitav jälgida, et kuidas ühistransport tegelikult tajutakse, et kas ühistransport on nagu ohtlik ruum või ei ole ohtlik ruum. Ja kui võrrelda näiteks sellega, et inimesed võrdlesid toidupoodidega, siis inimesed, kes on aktiivsed ühistranspordi kasutajad, nägid pigem toidupoode näiteks ohtlikumana. Samas näiteks ühistranspordi kasuta nägid pigem ühistransporti ohtlikuna. See oli see meie küsitlus, mis me koroona ajal tegime. Umbes 2000 vastajat erinevates Euroopa linnades, kes meil projektipartnerid olid tol ajal. Eestist ka päris palju vastajaid, lisaks oli intervjuud, kus meid siis huvitaski see, kuidas ühistranspordist mõeldakse, seda kasutatakse või mitte ja natuke tuli välja selline sotsiaalne segregatsioon ühistranspordi osas, et need, kes ühistranspordiga peavad kasutama, need tegelikult ei tajunud seda nii ohtlikult, ikkagi sõitsid tööle rahulikult ja võib-olla nautisid seda, et ühistransport oli tühjem. Et sellist väga ja seda pinget tajusid rohkem isegi need, kellel oli võimalus kasutada muid liikumisviisi, kes said ühistransporti näitada, kes said autoga tööle minna näiteks, aga suurenes auto kasutamine. Et oli selline natuke ühiskondlik ebavõrdsus, mis välja tuli selle ühistranspordi osas. Ja võib-olla siin atmosfääride osas, et selline võtmesõna, mis meid huvitav, kaartsime võtmesõnasid, et hästi palju räägib distantsist, praegu ma ei tea, ei mõtle sellele nii palju sellest ruumist ja distantseerumisest, aga see oli ka huvitav jälgida, et kuidas inimesed seda tajuvad, näiteks üksteise abistamist, et kas hakatakse kellegi lapsekäru peale tõstma või mitte, et siis siin ongi selline kirjeldus ka sellest, et kuidas proovid ikkagi hoida distantsi sel hetkel, kui sa ka lapsekäru sinna ühistranspordi peale tõstavad. Et sellised hoopis natuke teistsugused interaktsioonid, mis tõid esile selle, et ühistransport tegelikult on avalik ruum. Ja mulle tundub, et iga kord, kui seda intervjuud tegin, siis tegelikult mulle tundub, et see koroona tegelikult mõjutas seda arusaama,
et inimesed tajusid tugevamalt seda, et jah, see on tegelikult see avalik ruum, jah, me jagame siin seda keskkonda teiste inimestega, me tajume teiste inimeste lähedust, kui keegi köhib, siis on sellele mingi mõju, me proovime kuidagimoodi distantsi hoida, me mõtleme kriitiliselt, kas me abistame või mitte ja paljud sellised aspektid, mis tulid välja just sellise koroona mõju. Ja diskursused. Et ühelt poolt siis selline keeleline raamistamine, kuidas me räägime kõigest. Ja siin mind enim mõjutanud isegi üks Katrin Aava artikkel, kes käsitles seda, et kuidas konstrueeritakse liiklusõnnetusi ja vaatas neid politsei ja uudiseid, väga hea artikkel, see on netist vabalt leitav, et just süülisuse konstrueerimine ja vaatas nagu, mismoodi, et mis aspektid välja tuuakse. Ja näiteks tuuakse välja aspektid, et kas on elkur olemas või ilma. Või siis see, et kes tegelikult saab rääkida pärast seda, kui õnnetus juhtub, et jalakäija labitakse kokku, viiakse kiirabi autoga minema, autojuht räägib oma narratiiv, selline natuke problemaatiline viis, kuidas tegelikult neid liiklusõnnetusi raamistati. Ja selle oli ikkagi mõju ka sellisele politsei praktikale, et on natukene hakatud vaatama kriitilise pilguga, mida siis välja tuuakse. Või näiteks, et jalakäija oli tumedates riietes, eks ole, ja nii edasi. Mitte sellised aspektid, mis juba konstrueerivad seda süüdisust. Või siis sõnade nende kasutus. Ja mind on alati huvitanud selline sõna nagu liikleja. See liikleja sõna tegelikult on eesti keeles uus sõna, 20-ndatel tekkinud sõna. Ja praegu on sõna, mis on väga palju liiklusseaduses, mida me tavakeeles, ma arvan, et ei kasuta. Võib-olla kasutame, kui me autoga liikleme, aga me ei räägi, et me läheme nüüd jalakäime ja liikleme kuhugi. Samas on liiklusseadused on selle 100 korratus. Liikleja, kui politsei või mingi muu selline korraldaja räägib kusagil meediast, räägib ka liiklejatest ja liiklejate käitumisest, kuidas nad peaksid käituma. See liiklejast on hästi normatiivne sõna. Aga võikski mõelda, kas mingi teine sõna võiks olla jalakäijate suhtes näiteks võimestavam. Ja mulle meeldis väga oma ühest intervjuust, kus intervjueeriti kasutas sõna kooseldaja. Ja ma arvan, et see sõna kooseldaja ja kooserdama oleks just täpselt see viis, kuidas mõelda avalikust ruumist või ka sellisest avaliku ruumi kogemusest ja nautimisest. Sel kohal, kus me muidu läbi sõna liikleja mõtleks taristutest ja süsteemidest ja just tehnilistest osadest. Kui ma jäin enne viidates tagasi ka sellisele liikuvusparadigmale ja proovides ära liikuda varasemast mõtlemisest, siis uuema mõtlemise poole võib-olla peakski mõtlema just nagu sellistes terminites ja vältima sellise liikleja mõiste kasutamist. Või siis sellised domineerivad raamistused, siin võib edasi mõelda, see raamistus, diskursus on omavahel väga seotud, et ühe kolleegiga meid huvitaski see, kuidas näiteks raamistatakse sõidu jagamist ja vaatasime Riigikogu stenogrammi, mis on väga mõnusasti kõik meile kätte saadavad ja neid saab mõnusasti lugeda ja neid analüüsida. Ja kuidas siis nagu 2016 raamistati seda debatti sellest, et kas me peaks reguleerima sõidu jagamist ja kuidas me peaks reguleerima. Ja väga tugevalt tuli välja selline digitaalne tulevik või selline põhikandev narratiiv, mis tegelikult lükkas väga tugevalt taamale ka selliseid sotsiaalse õigluse argumente või siis töö defineerimise argumente, mis praegu veel uuesti tagasi tulevad. Ega need arutelud käivad siiamaani, aga jah, et tolleaegsetes diskursustes siis digitaalne tulevik sai keskseks. Aga lõppu jõudma, et viimane 6 aspekt sellisest kultuuri ja kultuuriliste lähenemistest liikuvuse planeerimisele, et on sellised koosloomelised ja kaasavad meetodid. Et kui me räägime õiglusest, siis sageli räägitakse õiglusest kontekstis, et kuidas me jagame ressursse, et kas nendel, kellel on vähem ressursse, vähem võimalusi, kas neil on, kus me saame neid kuidagi kaasa aidata, saame kuidagi parandada neid olukorda, muuta õiglasemalt selles osas. Aga õigluse teiste aspektid on ka küsimused osalusest, kes saab kaasa rääkida ja erinevate osapoolte huvide teadvustamisest. Kui me enne viitasin nagu sellisele hoolitsemisele või teiste eest hoole kandmisele, et siis ka selliste liikumiste ja vajaduste teadvustamine on osa sellisest õigluse perspektiivist, et toome sellised perspektiivid, planeerimise perspektiivi. Loomulikult on küsimus, et kes siis planeerib tulevikku, kes spekuleerib tulevikku üle, kelle hääl on nendes protsessides. Ja planeerimises ongi, et vähemalt sellise ruumilisest planeerimisest on juba aastaid, on tähtis, et me inimestega proovime koostööd teha, meil on mingid kaasavad lähenemised. Sellisest transpordiplaneerimisest kahtlemata vähem olnud.
Aga see tõtub ka, mis lähenemistega teeme. Klassikaline see, et meil on plaan, kus me rahva kokku, palun teeme plaan, siis inimesed on kõik nagu vaidlevad vastu ja läheb hakkab mingisugune tõsine võitlus peale. Me proovisime ka siin Tallinna Lagendi kiirkonna näitel ühe teise projekti raames Airbnb, kus meil ongi just fookuses linnaregioon. Proovisime erinevaid kaasamisi kasutada, et kohvikute päeva raames tõime kaardi välja, rääkisime inimestega, kus nad liiguvad, mis on nende probleemid erinevate liikumisteedel. Ümberistumised näiteks kohe hakkavad välja joonistuma sellise kriitilise aspektina, mis loomulikult joonistub välja kriitilise aspektina, kuidas seda siis planeerida. Tähendab, et kui inimene tahab Tallinna lähiregioonist saada Tallinnasse, siis see probleem võib peituda kusagil Tallinna tänavaruumis tegelikult üldse mitte, eks ole. Ilmtingimata selles, kuidas on ühistransport korraldatud selle piirkonna ja Tallinna vahel. Või siis ka klassikalisemad, eks ole, lähenemised, kus me saame kokku kusagil saalis ja erinevate meetoditega proovime siis selliseid visioone joonistada. Nii, aga siis lõppu, et nüüd see kõik kokku võtta, mis siis selline kultuurilise lähenemise tähtsus võiks olla just sellises säästva liikuvuse mõtestamisel. Et ühelt poolt siis kindlasti mitmekesistada lähenemise liikuvuse korraldamisele, et meil ongi erinevaid narratiive, meil on selliseid kas või ka mudeldamisi, aga me selle kõrval ei unusta neid teisi perspektiive. Ma loodan, et ma tõin natuke neid perspektiive siia sisse, mida me veel peaksime mõtlema, kuidas me saame mõelda inimese kehast, kuidas me saame mõelda kotist näiteks, sellisest igapäevasest objektist, kuidas ka sellise erinevate kottide kasutamine võib olla, kuidas me võiks mõelda, et äkki me saame muuta inimeste harjumusi näiteks, mis kotte kasutas, mis kotid on väärtustatud või nii edasi. Tähelepanu keelele, kuidas me millestki räägime, mis sõnu me kasutame, mis on need peamised diskursid, kuidas me liikume raamistama asju, et see on ka hästi oluline küsimus, et ma arvan ka planeerijatele, et see on pidevalt see kommunikatsiooni teema kogu aeg üle. Me saame äkki muuta natukene sellist peamist viisi, kuidas me räägime, et võib-olla võiks proovida kooseldajatest rääkima, näiteks liiklejate tasemel. Ajaloost õppimine, kuidas me saame õppida ajaloost. Ja ma arvan, et see lähtepunkt on sellest, et me võiksime olla avatud sellele, et ajaloos on olnud midagi, millest me saame õppida. Me võime vaadata nagu sama ruumi, mis meil praegu minna selle ajast tagasi vaadata, mis tal endine ja proovida seda uuesti taasluua või väärtustada. Ja lõpuks, et kuidas planeerida linna, arvestades erinevate kogemuste, praktikate ja ka atmosfääridega, kuidas luua neid atmosfääre, kuidas arvestada erinevate inimeste kogemustega, erinevate vajadustega, näiteks ka nende inimeste vajadustega, kes peavad kelle käest hoolt kandma, peavad kärmi kaasas vedama või last, kes ei ole nii kiire liikuja või teist liikuja. Aga suur tänu! Aitäh sulle väga huvitava loengu eest, et hästi palju erinevaid aspekte, mille võib-olla ei ole varasemalt mõelnud. Meil slaidid ära. Kas ma panen tagasi? Praegu võib olla nii. Nii, okei. Et kui veebis on küsimusi, siis lisage oma küsimused siin Q&A alla, et siis me saame need ka ette lugeda ja Taurile esitada. Aga võib-olla alustame siit kohapeal, kas teil on küsimusi? Jaa, ma ei saa kunagi teist, et see sõnaline mõjutamine, ülduvane äärvatus põgus helisemagune ja tõesti, et kuidas ta siis neid rõhustusi seal teinud on. Püsikuule oleks väga see helkurite välja toomine niimoodi saab tegelikult kaudselt täiesti seda liikluskultuuri tõsta ja inimeste ohutuse ja õhukonnad mõjutada. Aga ma küsiks tegelikult visuaalide poole pealt, et meil on see läbikukkunud punaste rattateede lugu selgelt meeles, kuidas seal linnakeskkonnas siis kas on selliseid märke, mis mõjutavad või mida võiks kasutada, mis seda liikuvust soodustaks või soodustaks? Aitäh! Ma ei oleks kindel, et punased rattad läbi kukkunud. Võib-olla see kontekstis küsimus või lihtsalt väga ei hakka sellest punased rattadest kinni. Ma arvan, et mis punased rattad saavutasid, oli see, et nad tõid need rattad ikkagi nähtavad mingil hetkel ja edasi. Just see teadvusesse toob. Et ma arvan, et see nähtavaks tegemine ikkagi, ka visuaalne nähtavaks tegemine on tegelikult ju üks viis,
kuidas mingit liikumisviisi nagu teadvusesse tuua, jah. Et no üks on see sõnaline pool, aga ma arvan ka, et selline visuaalne pool ju kahtlemata ka, et ja noh, selle kõrval on tegelikult ka see kasutajate arvu kasv, mis jällegi mõjutab seda viisi, kuidas me mõtleme või keda me nagu arvestame, et on ka seal tänavaruumis olemas. Ja noh, ma arvan ka selliste asjade nagu selline kommunikatiivne mõju on ka hästi oluline. Ma arvan, muidugi tekitavad selliseid, kui öelda, et teeme rattude Eesti juurde, sest tuli loomulikult see vastuargu, et need kaks jalgratturit, et milleks neile 2 jalgratturil rattatäit teha, aga jällegi kui praktikas vaadata, siis pilt on natuke teine, nii et ma arvan, et selline jah, ka visuaalne rõhutamine on kindlasti nagu oluline. Ma võtaks kohe sellist diskursuse teemast kinni, kui saate uusi küsimusi võelda. Et mida sa ei toonud välja, aga ma küsin nagu lisaks, et ta tõi välja just selle diskursuse poolelt, et kui me räägime liiklejast või me räägime kooserdajast. Ütleme, et see kooserdaja minust tekitab küll pigem nagu sellist nagu negatiivset, et ma ei tahaks olla kooserdaja, kui ma jalakõnnin. Ma arvan, see on see küsimus. Aga et see, et kui sa oled vaadanud, kui palju räägitakse erinevatest liikumisviisidest, et see, et kui me tahame nagu, et kasutatakse rohkem säästvaid liikumisviise, aga me samal ajal räägime, et me ei taha autosid, kogu aeg nagu auto, et siis ta nagu selles kõneviisis on ikkagi see domineeriv mõiste on auto, isegi siis, kui me seda tegelikult ei taha. Et kas sa oled nagu seda vaadanud või nagu analüüsid või mõtestanud selle peale, et kui palju need sõnad, mida me ei taha, aga me fokusseerime ikkagi sellele nagu vastupidiselt, et kui palju see mõjutab, et nagu seda teemat avada. Nad ei ole nagu päris nagu niimoodi vaadanud, aga kui ma mõtlen ka sõna peale liikleja näiteks, et mis on selle sõna see, kes on meie jaoks see kõige loomulikum liikleja, siis ma arvan, et taustal on tegelikult see auto kui selline kõige loomulikum liikleja ja liikluses oleja. Ja jalakäija pigem tuleb sellise, kusagil seal tagapool, ta on ka liikleja, aga see peamine liikleja on auto või siis autojuht ka, võib ka isik olla isegi sellisel puhul. Aga sellises, ma ei tea, kuidas nagu uurima hakata edasi, et võib-olla sellest sõnakasutust, mis on need sõna assotsiatsioonid näiteks või mis kontekstide sõna kasutatakse, kelle puhul. Et niimoodi võiks nagu edasi vaadata, et mulle tundub, et selline, see teine asi, mida diskursi puhul tähelepanu pöörata on see, et mis jääb nagu ütlemata, eks ole, mida ei olegi kirjas, aga mis tegelikult on nagu eeldatakse, et seal taustal on ja see nõuab natuke põhjalikumat analüüsi lihtsalt, et sa pead nagu ära tabama, et keda eeldatakse olevat see kõige loomulikum näiteks liikleja selles kontekstis. Et jah, ma arvan küll, et seda võiks näid teha. Kooserdaja puhul ma ütleks seda, et mulle tegelikult see sõna puhul, ma arvan, et ta on natuke nagu naljatlev sõna võib-olla, et on selline, et öelda, et ta räägib järgselt kooserdajatest, on selles mõttes, et võib-olla tundub tõesti nagu veider. Õiguslikult tekkis seadus. Ja öelda näiteks jah, pärast liiklusseaduseks sõna kooserdaja. Aga vaata inglise keeles üks on nagu loiter. Ja see on nagu see, mida öeldakse nende koha pealt, et või need on need, kes nagu hängivad või eesti keeles võiks olla või järgmised head nagu alternatiivid või vasted eesti keeles on tegelikult, aga see sõna loiter kasutatakse ühelt poolt nii nende puhul, kes on kuskil maja külje peal ja niisama seisavad seal, ma ei tea, joovad umbes midagi, suitsetavad. Ja samamoodi see sõna kasutatakse ka liiga pikalt sõidutee ületamise puhul, et jalakäijad on öeldud, do not loiter, kui sa ületad teed. Mul tuleb see loiter on selles mõttes nagu sõna, mis ongi, ta on sellisest negatiivsest tähenduses. Samas mulle tundub, et ta saakski võib-olla mingi negatiivsest tähendusest sõna võtta ja läbi selle kuidagi nagu painutada sellist mõtlemisviisi. Et muidu jalakäijate puhul mõeldakse ka selline flanöör näiteks sõna, sellest ma siin ei rääkinud, aga see on selline ruuminautleja, see on see, kes nagu jalutab ja mitte ei koosenda, vaid jalutab. Mul tuli sama mõiste sellega, et seal kunagi arhitektuuri biennaalil, kui liikuvuse ekspeditsiooni tegi, mis oli ka just see flanööri nagu mõiste, et kuulet ja siis esitad seda, et mis ta nagu seal ruumi tunned. Aga mulle just meeldibki nagu see mäng nagu sellega, et midagi, keegi, keda nähakse negatiivselt. See kooserdaja ongi selline huvitav, et tal on selline negatiivse variantiga sõna. Ja mulle tundub, et jalakäijad
Aga tegelikult nad ongi selles mõttes kooseldajad, et nad teavad ette. Ja nüüd on nagu selline, et me saame seda sõna võtta kuidagi, me saame seda sõna kuidagi teise tähendusse võtta või kuidagi hakata väärtustama mingit seda, mida muidu võib-olla vaadatakse negatiivselt. Aga kas siin ei teki nagu selles mõttes see intriig, et me mõtleme, et jalakäijad on need, kes on kõige nõrgemas positsioonis koos sellest nagu sellest liiklemispildist või liiklusest. Et neid just nagu ikkagi võimestada pigem selliste planööritüüpi sõnadega uitaja. Et miks mitte uitaja, sest see on nagu juba palju positiivsema konnotatsiooniga. Et me võime autojuhtidele, pigem ei too autojuhtidele välja, et kihutajad, võib-olla seda sõna või kasutatakse, aga siin laaberdavad siin ees oma autodega. Et mida sa tegelikult sellega saavutada tahad? Üks asi on mäng, aga teine asi on ka see ühiskondlik positsioon selles avalikus arutelus. Võib-olla jah. Ma tegelikult, ma selles mõttes saan aru sellest. Ja. Ma arvan, et minu jaoks kooseldaja on sellises pigem akadeemilises debatilist nagu viis, kuidas nihutada mõtlemist või et natukene see sõna võtab kinni sellisest jalakäija ühiskondlikust positsioonist. Mis on... See võimestab seda veel, rõhutab seda veel rohkem ja sa paned teda veel rohkem märgistatud inimgrupiks siin, et me nagu mõtleme neist. Nojah, et kus me saame, üks viis on see, et me võtame mingi sõna ja hakkame seda sõna nagu rohkem kasutama. Teine on see, et me proovime selle sõnaga mingit tähendust mõjutada. Proovime näiteks kooseldaja sõna vaadatagi sellises ka positiivsemas võttes. See nagu huvitav praegu siit oli ka välja, et see auto kihutamine nagu otse nagu mingi sihipärane ja kõik need uitamine, mingi planöö, kooseldaja, kõik on nagu selline hajus liikumine, mitte nagu sihipäraselt, vähemalt mulle tuleb nagu otse kuhugi, et tegelikult ju jalakäijad liiguvad ka nagu sihtkohtadesse, et nagu see tähendus, et mida ta nagu annab sealt nagu selle liikumise iseloomustamiseks ka, et see jalakäija nagu, üks on see, et sa kõnnid nagu lihtsalt linnaruumis ja mitte ei hängi, vaid naudid seda, aga teistpidi see on ka ju nagu kindlasti puhast teise kohta minema, aga poeg mitte. Nagu läbi vesi läbi kõikidest takistustest, ei koosegi. Tõsi. Et mis ta iseloomustab seda liikumist või et täpselt see, et mida ta nagu võimestab, mida me sellega nagu näidata tahame või et mis on see funktsioon selle liikumisviisil, et nagu palju nagu vaadatakse autoga liikumist, lihtsalt linnas hängimist, et tegelikult pigem see nagu see nagu mõtestamine üldjuhul ei ole nagu selles võtmes. Et kui me võtaks et paneks või vaataks jalakäijad just täpselt sellise sama sihipärase liiklejana või auto, et kas me sellisel juhul väärtustaks näiteks seda jalgsi liikumist rohkem. Et kas sa tood lähemale ka siis sellele mõtteviisile, mis on siis nii-öelda sellel valdaval diskursusel või autokesksel planeerimisel, et sa pead nagu mingit tõlke sõnu kasutama. Üks asi on mõte intriigi võimest nagu esile tuua ja lärmi lüüa, siis hakkavad inimesed mõtlema, panevad seda tähelepanu, aga tegelikult kui me tahame nihestust tuua sisse sellest, kuidas me mõistame, siis me tegelikult peaksime neid nõrgemaid hoopis ikkagi nagu positiivses võtmes ja sellele põhidiskursusele lähemate sõnadega võib-olla iseloomustama. Aga ma tahtsin seda küsida selle sama asja jätkuks praegu, et tegelikult me liikluses oleme ikkagi kõik multimodaalsed. Me kõik kasutame ühte, teist ja kolmandat liikumisviisi. Me pole võimalik, et ainult kõnniks või ainult sõidaks autoga, ainult sõidaks bussiga, ainult sõidaks rattaga. Ehk et me tegelikult omame kõik mingisugust teistsugust vaadet ka. Ja nüüd, kuna sa oled tegelenud nii palju just ka nende koosloome-meetoditega, kvalitatiivsete uurimismeetoditega, suhelnud inimestega, loodud metoodikaid, kuidas läheneda, kuidas oma küsimustikku juba vormida, siis kas sa näed seda, et inimesed, kui nad räägivad oma liikleja kogemusest või see, et sa tõid välja siin lagedi näitel, et meil ühendused on puudulikud, et nad muudavad oma sõnavara, muudavad oma positsiooni sel hetkel, kui nad panevad ennast teise liikumisviisi kasutajate, nagu näevad ennast teise liikumisviisi kasutajate. Nüüd rongisõitjana mul on selline mõte, aga ei, et autosõitjana või jalakäijana või siis, kui mul on lapsevanker või siis, kui mul on koer käekäeval. Et kuidas see sama inimene vahetab oma positsiooni, oma keele kasutust, oma murekohti, mida ta välja toob ja nii edasi. Ma olen väga hea küsimus, jah. Et ma ei tea, kas ma olen päris selles võtmes olen seda veel läbi mõelnud, aga loomulikult see tuleb välja, et eriti kui minna sellisesse keskkonda nagu mingisugune Tallinna lähipiirkond, et siis me näemegi väga erinevaid liikumisviise. Need on inimesed, kelle sageli see auto on olemas, kes ometi mingid käigud teevad ikkagi rongiga, näiteks Lagedal rongijaam, saavad rongiga käia.
Siis on nagu väga komplekssed liikumised, kus sõidetakse võib-olla lastega koos midagi linna. Lapsed näiteks tulevad võib-olla ise tagasi pärast Tallinnast, et seal on väga palju selliseid nüansse, ütleme jah, aga ma ei oska päris öelda, kuidas kas inimene, ma arvan, et nad mõtlevad tõesti natuke erinevatel perspektiividel selle puhul, et äkki me nüüd näeme, et me hakkasime meil on nagu uuringu järgmine etapp on selle lagedil on see, et me hakkasime siis sellist väikest eksperimenti tegema, et peaaegu 30 inimest on ennast üles andnud, et me kasutame ühte äppi ka, mis siis inimeste liikumisi jälgib, inimeste nõusolekul, kes on uuringusse osalema asunud. Ja neil on võimalik siis, me vaatame kõigepealt, kuidas nad tavapärast liiguvad ja siis nad palutakse neil muuta oma seda praktikat ja siis on võimalik nagu, et nad kommenteerivad samal ajal seda liikumist ja võib-olla sealt midagi joonistab välja. Üks mõte ongi see, et tegelikult selles piirkonnas me ei saa, ma arvan, autosõitu nulli päris. Me ei saa autokasutust nulli ja ilmselt me auto omamist ka näeme. Hetkel me ei saa päris nagu nulli, et meil jääb mingisugune kombineerimine alles. Aga jah, kuidas nagu võib-olla käikude osas vahetada, et igat käiku ei peaks näiteks autoga tegema, et saab kuidagi teistmine liikuda. Võtan vahepeal siit ühe küsimuse veebist ka. Tänase liikleja, eriti jalakäija, kuulmis- ja või nägemismeel on sageli võivatud nende samade kaasas olevate asjadega nutiseade. Kas on uuritud ka, kas ja kuidas on liiklemine suunatav muude meelte kaudu saabuvate signaalide abil? Ja muude meelte kaudu võiks siis olla, ma ei tea, lõhn või mingisugune kuulmine kindlasti. Ma ei oska isegi nagu, kuidas suunata, kuidas seda praktikas teha või kuidas nagu edastada sõnumeid näiteks niimoodi. Kuperdad millegi otsa, nagu kompamisega. Ei no see jah, kui sa oled nägemispuudega, siis seda midagi kasutadki. Ma ei oska öelda, kas praktikas annaks. Metroojaamas on veel see või sellistes keskustes on see, et öeldakse, et ma ei tea, liikuge sinnalt poole või nagu teavitused on näiteks olemas ja kontrollitud keskkondades. Tänavaruumis on seda ikkagi vähem. Tänavaruumi on pigem sellise visuaalsele keskkond, ma ütleks. Võib-olla natuke on, et siin on need meeled segatud, et kuhu sa selle lilleklumbi paned ja kuidas sa paned ikkagi ratturid natukene, sul on ruumi seda ikkagi eraldada, teinekord mul on seda mõistlik teha ka täna, et siis mis vahenditega seda teeb. Et inimesed nagu vaikimisi, mõtlemata täiesti lihtsalt sujuvalt läksid nagu sinna kanalisse, mis on nende jaoks disainitud. Ja et see oleks siis ka ühendatud omavahel, selliseid riiatüüpi katkestusi ei tekiks, et see on nagu loomulik viis, et sa ei peagi mõtlema. See on jah täpselt, et sa saad tõesti, et see nagu tänavaruum sind suunab sinna kohta. Ma just mõtlen, et praktiline väljavõte oleks see, et Sohujaama peatustades, kes teab seda, et kuidas trammid peatuvad mitu korda järjest, mis on tohutult ebaefektiivne trammi peatuse mõttes, et see tramm peatub üks kord kuskil teise trammi järele, siis peab veel ühe korra peatuma. Saaks palju kiiremini läbi, kui ta ei peaks niimoodi peatuma. Kuidas neid inimesi suunata? Ma ei ole seda, selles mõttes, et ei ole seda Tallinna linn veel läbi mõelnud ja ei ole ka, kas mingite teavitustega või visuaalselt või võib-olla ongi siis kuidagi mingisugust, ma ei tea, me peame kuidagi inimeseni jõudma alateadvuse kaudu, et suunata neid sellisesse õigesse liikumise suunda. Aga muidu on huvitav tegelikult see, et me jalakäijast lähtume nagu selliselt meeleliselt avatuna. Ma just vaatasin ka see liiklusseaduse kontekst oli jälle, et jalgratturid võtke kõrvaklapp peast, aga näiteks auto puhul me aktsepteerime seda, et autojuht ei kuule. Ja see ei tekita kellelgi küsimuski. Jalakäija peab kuidagi olema kõikide meeltega avatud, peab kuulma või ka autojuht ise peab kuulma, aga ma ei tea, miks autojuht ei pea kuulma ja miks jalakäija peab kuulma, et selles mõttes ma päriselt ei saa nagu aru sellest, et see ongi see natuke tuleb ikkagi välja selline ebavõrdsus, mulle tundub, reguleerida. Meil üks küsimus veel. Mainisite, et mujal maailmas on kasutusel ühistranspordis väravate süsteem, mida Eestis rakendatud ei ole. Sama võiks öelda ka bussi esiuksest sisenemise kohta. Kas ja või kuidas võiks Eesti ühiskonnas antud käitumisreegleid ühistranspordis rakendada? Ja, esiuksest sisenetakse maakonnaliinide bussides näiteks, linnaliinis mitte. Ma arvan, et
ma tean, et seda on proovitud mitmel korral jõustama hakata, see ei ole kunagi toiminud. Et tegelikult on tal natuke probleeme ka, tal on see probleem, et see buss peatub seal peatuses kauem, et tegelikult kui tahta seda bussi võimalikult efektiivselt peatustest välja sõitma saada, siis me tegelikult ei peaks tahtma seda, et inimesed ilmtingimata ainult eestluusest tuleksid, et see tegelikult muudaks seda tervikuna aeglasemaks. Et ma ei tea jah, et ega seal eks neid on proovitud erinevad, näiteks üks asi on see nuppu vajutamine bussides jah, et mul tundub, et inimesed vist on ümber kasvatatud, et nad reaalselt vajutavad, Tartus vajutavad bussi, jah. Tallinnas ma ei ole küll kindel, et igal pool vajutavad bussi, ma ei tea, kas Tartus vajutavad inimesed bussis seda nuppu, et ma soovin välja. Et ma tean, et see ka mingisugune asi, mida ka pidevalt prooviti kasvatada, et nagu see komme tekiks, et ma vajutan seda nuppu. Ja see on kuidagi mingi sellise, ikkagi ei ole minust väga hästi õnnestunud, tõesti, et see inimeste nagu käitumise muutmine on ikka väga keeruline protsess, et ägest, jah. Kui ta just ei tule mingi suure katkestuse tulemusena väga äkiliselt nagu see... Nagu koroona aeg välja tõi, jah, et tõesti, et see õnnestub nagu ühe hetkega järsku inimesed saada teistmoodi käituma. Ja siis nad tegelikult vaikselt nagu tulevad tagasi väga pikalt, kui ma vaatan ühistranspordi kasutuses, tegelikult väga kaua tullakse ühistranspordi tagasi, et numbrid ei ole, mõnes kohas ei ole veel jõudnud isegi järgi nende numbrid, mis tulid enne koroona. See vist on üleilmne kogemus, aga ühistranspordist rääkides, sa rääkisid sellest tsiviliseeritud tähelepanematusest, et kuidas me oleme koos ühes ruumis ja meil ei ole viisakas teistele otsa passi vaadata ja teistelt nutitelefoni ekraani vaadata, kui me ühistranspordis oleme üksteisega koos ja nii edasi. Nagu ruumi kasutuses ja ruumi segregatsiooni uuringutes on palju räägitud sellest, et kas see, kui inimesed tulevad kokku sinna ühistransporti või jagatud ruumi, kas see tegelikult muudab ühiskonda sidusamaks või mitte? Et kas need inimesed, et nad justkui nagu on samas ruumis, nad justkui kohtuvad, aga kas nad ka päriselt kohtuvad? Kas see soosib suhtlust, kas see soosib üksteise mõistmist paremini, et sa näed mingeid teistsuguseid elukogemusi või elusituatsioone, et kuidas selle nagu tegevusruumi mõistes ja tegevusruumi segregatsiooni mõistes sellest ühistranspordi rollist oled mõelnud? Ma olen need inimesed, kes on nagu ühistranspordi uurijad olnud, et siis nemad on nagu näinud seal ikkagi selliseid positiivseid aspekte ka, et vähemalt selle mitmekesisuse nägemisega mingitel hetkedel, kas tõesti sealt nagu edasi on järgmine küsimus, et ega see ei tähenda tõesti, et inimesed omavahel nagu rääkima hakkavad näiteks või et nad põhimõtteliselt sõpradeks saavad peale seda, et selle jaoks on mingid teised ruumid, aga selline vähemalt selline samas kohas olemine ikkagi tekitab selle teadvustamise võimaluse, et on olemas erinevad inimesed ja on nagu selline ja need inimesed liiguvad samas linnas, kus ise ollakse, et selles mõttes on mingisugune potentsiaal vähemalt on olemas, et kui me mõtleme, eks see on tegelikult üldisem küsimus ka, et kuidas me üldse avaliku ruumi kaudu seda saame mõjutada, kui meil on väljakusi, inimesed saavad kokku, kas see annab mingisugust, kui meil on kohvik, kus ostavad erinevad ühiskonnaliikmed, kas see midagi teeb, et see on, mulle tundub, et vähemalt vaadates avaliku ruumi kirjandust, et see laias aastas pigem ikkagi nähakse seda nagu positiivsena. Selle alternatiiv oleks ju see, et inimesed sõidavad autoga ainult tunnelist või kohtuvad just täpselt ainult nende inimestega, kellega nad koolis käivad, ainult oma sotsiaalne grupp, elavad ainult oma piirkonnas ja kusagil ei saagi kokku nagu teistega, et selles mõttes vähemalt see võimalus on olemas. Aga ma olen sinuga nõus ja et me peame vähemalt nägema, see võib tekitada teatud juhtusel võõrandamist või sellist nagu ka vastuseisu, et me ei pruugi võtta nagu, et me oleme nii-öelda, homofiilia on ikkagi inimestele või inimkonnale nagu omane, et tahame olla sarnaste inimestega koos. Kuid erinevates kultuurides on see suhtlus võõraste inimestega siiski erinev, mis on tavaline. Võtame siis Põhja-Ameerika, et see bussipeatuses tingimata, kui kaks inimest seisavad, pole võimalik, et nad ei hakka omavahel suhtlema. Ja Eestis või Soomes nad kindlasti ei suhtle üksteisega. Et kas selliseid võrdlevaid uuringuid, et mis on sellise nagu võõraste inimeste avalikus ruumis omavahelise suhtluse või omavahelise nägemise nagu selline laiem ühiskondlik mõju, mida see tähendab? Seda oleks ütlema, et see koht, selle peaks veel tegema. Et sellise uuringu, mis tõesti võrdlevad käsitleks suhtlemist, et mulle tundub, et selles valdkonnas üldse on ikkagi selliseid, need on pigem juhtumi uuringud ikkagi,
vaadatakse ühte konkreetset piirkonda. Ja selliste puhkud on ikka see, et tõesti, kuidas me seda uurimist läbi viime, kuidas me seda mingit järeldustega kaugemale jõuame, et võib-olla oleme ise ka kuskil Lääne-Euroopas liikunud ja siis ikkagi tajume mingeid momente, kus me ikkagi võib-olla tundub, et suheldakse rohkem. Võib-olla just sellised väiksed momendid, kus inimesed vahetavad paar sõna. Kas meist tunneb üksteist või tunneb ennast ühiskonnast kuidagi turvalisemana või et see aitab vältida sellist polariseerumist ühiskonnas või et mis on sellise mitteformaalse avalikus ruumis suhtlemised, kui kaasuvad nähtud ühiskonnale? Nojah, selles mõttes, et ta ikkagi nagu igas avalikus ruumis tegelikult siis öelda, nagu iga avaliku ruumi võimalus on see, et ühiskond erinevad osad saavad kokku, et lihtsalt see avalik ruum ei ole praegu väljak või tänav, et see avalik ruum on ühistransport, et selles mõttes vähemalt avaliku ruumi puhul on seda küll jah, et räägitud just seda tähtsust, mis on nendel kohtumistel ka mõningatel väikestel vestlustel, mis võivad tekkida, eks ole, selles, ütleme ühistransport on veel üks huvitav figuur. Ma arvan, et see on see inimene, kellega me küll suhtleme ei hakka, aga see on see tuttav võõras. See on see, kes tuleb alati selle sama bussi peale, istub kuhugi maha või tuleb alati samast peale. Et samasse kohta. Võib-olla isegi samasse kohta, jah, aga me ei vestle temaga näiteks. Aga ma ei tea, samas me teame midagi jällegi midagi. Ta on osa meie sellisest liikumiskeskkonnast, et meie sellisest tavapärasest hinnangust, et selles mõttes ikkagi jagame seda ruumi natuke. Kuni selle bussiunini välja, eks ole, kes mulle võib ka kogu aeg tuttavalt. Ma arvan ka, et see suhtlemise mõttes see sõna on ainult üks osa suhtlemisest, et tegelikult suhtlemise puhul on see mittesõnaline pool on ka oluline, et me jagame ka läbi selle mingisuguseid sõnumid, eks ole, me õpime üksteist tundma ka ilma omavahel rääkima. Ma natukene oleks vastu vaidleks sellele, et inimesed ei hakka rääkima, sest mul isiklikult on küll mitu tuttavat tekkinud siiamaani sellest, et ma kogu aeg on samas kohas sama inimesega ja lõpuks on juba imelik, ma talle või me ei räägi. Näiteks seesama Tartu Ülikooli raamatukogu, kui samad inimesed istuvad samas kohas iga päev, siis lõpuks kuidagi tekib mingi seos. Siin on küsimus, et kui kaugele sellega jõuab, kas see jõuab mingiteks sellisteks, kuhu see kontakt jõuab, et ilmselt kusagil mujal suhtlema ei hakka, ikkagi ainult sellel kohal ja seal, see, kus te vahetatigi need sõnad, et ilmselt ei hakka, ei saa pärast kokku kusagil, ei lähe, ma ei tea, otserdile. Välja arvatud, kui meil on lapsed, kes hakkavad omavahel suhtlema, või meil on koerad, kes saavad omavahel suhelda, stiilis. Mul oli varsti hakkab aeg läbi, aga laiem küsimus sellest, et üks on see, et kuidas erinevates kultuurides siis mõtestatakse seda ühistranspordiruumi, aga ka laiem, et kuidas säästva liikuvuse mingid muid aspekte erinevates kultuurides või erinevates riikides mõtestatakse. Et kas sa selliseid uuringuid üldse oled neid, et sa nimetasid siin koroona ajal, mis te tegite erinevates riikides intervjuusid, aga üldse näiteks, ma ei tea, rattakasutuse mõtestamine või et kas sellest oleks midagi võtta meil, kui me tahame seda mõtteviisi suunata, et kuidas siis, ma ei tea, Hollandis, kus sõidetakse rohkem rattaga, et kuidas nemad seda näevad või et kuidas nad räägivad sellest või et mis on need peamised, ma ei tea, mingid arusaamad või et kas on sellised võrdlusuuringuid või kui palju see kontekst või kultuur või sellest rääkimine seda mõjutab? Ja sellised liikuvuskultuuride võrdlevaid uuringuid on tehtud ka selliste statistiliste meetoditega, et ma võib-olla kohe ei oska veel väga täpselt nende sisu avada, et üks uuring, mida ma tean näiteks on rattasõidu sellised kultuurid erinevates linnades. See küll oli konkreetselt ainult Inglismaa kontekstis, aga seal vaadatigi seda, et kes on kõige tüüpilisem näiteks rattur, et kas see töölisklassi rattur või see keskklassi hipster või
või et missuguse rattaga sõidetakse, kas see on mingi maastikuratas või linnaratas, et nii-öelda kõik nagu erinevad aspektid, mis selle ratta ümber on. Ja ma arvan, et Hollandi puhul me võime ka tõesti mõelda, et ma ei tea, näiteks see, et vihmavari käes rattaga sõitmine on mingisugune selline teatud kultuuriline praktika, mida Hollandis tehakse, mida Eestis ei tehta. Me ei ole veel näinud inimest vihmavarjuga rattaga sõitmas. Ja nii edasi, eks ole. Ja ilmselt selle kõrvale peaks võtma mingid rääkimisviisid. Kas nüüd siit jõuaks nagu selleni, võib-olla selleks olevad järgmise uurimuse nagu eesmärk oleks see, et võttes need kõik kokku, et kas me saame, või mida me peame kui me tahame poliitikatega kuidagi mõjutada, kas me saame siit midagi võtta, kui me saaksime nihutada sellist ratta kasutust. Siiamaani me ikkagi keskendume võib-olla sellisele linnaruumile hästi palju, keskendume sellele, kuidas luua seda tänavakeskkonda, kus rattur saaks liigele. Võib-olla natuke tehakse kommunikatsiooni, aga me ei keskendu paljudele muudele aspektidele, mis seal võib-olla on. Ma ei tea, kas see vihmavarjuga rattur on oluline element näiteks Hollandi rattakultuurist või ei ole. Et see on järgmine küsimus, et mis praktika on oluline, praktika ei ole oluline. Võib-olla see kiivrita sõitmine võib-olla on oluline, et ta just muudab selle avatust paljudele inimestele. No, ühesõnaga palju nagu mõtteid, et ma arvan, et siit on tegelikult kuhu edasi minna just sellistes ka võrdlevates uuringutes. Need ei ole ülemäära palju tehtud, seda küll. Midagi on nagu mitte ülemäära palju. Näiteks selliste kvantitatiivselt oli pigem sellised nagu väärtuste uuringud, et seda on tehtud, mida inimesed, mis inimeste väärtused on ja näiteks nende võrdlused. Küsitluste põhjal näiteks. Aitäh! Aga võib-olla siit ongi hea meie tänane loeng ja arutelu lõpetada, et ma arvan, et on väga palju mõtteid, võib-olla sulle endale ka, mida edasi uurida ja siit kindlasti tudengitele, mida nagu üldse mõelda säästva liikuvuse ja linnaruumi teemadel, et milliseid aspekte võiks nagu veel mõtestada või läbi mõelda või uurida. Suure tänu sulle ja järgmisel korral, siis juba seekord ülejärgmisel neljapäeval, peab meile loengu Pia Laborgne Karlsruhe Tehnoloogia Instituudist ning tema räägib liikumisharjutuste muutmisest läbi eksperimenteerimise. See on väga hea jätk tänasele loengule, et ka sellise kvalitatiivsema poole pealt, mida siis veel annab. Aga aitäh kõigile kuulajatele ja kohtumiseni järgmisel korral. Nägemist.